Vot niimoodi, vaadake, värskelt on lumi lahti tõugatud ja siis näete, kui palju meil ööga maha sadas, nii et igatahes Järvakanti jõudis ilus talv. Loodetavasti igale poole mujale ka. Aga vaadake, kui vahva. Nii et nüüd on see suur vaev, mis kõik ilmselt piinab. Nüüd tuleb jalad kõhu alt välja võtta ja tuleb lunda ajama hakata. Ei ole midagi teha. See käib talve juurde, aga see on vahva. See on ütlemata vahva minu arust. Vaadake, kui ilus on. Ja päike paistab natukene. Vaadake, kui vahva. Lund on palju. Esimese suurema lume puhul võib öelda, et vald on tubli olnud. Vaadake, kergliiklustee peal on ilusti lumi ära aetud ja väga vahva on. Meil osad teevad tööd veel. Meil Järvakandis väga palju meeldib inimestel sõita nende Soome kelkudega. Nii et nüüd on lumi maas, et nüüd ilmselt kõik toovad keldritest ja igalt poolt välja oma Soome kelgud. Ja kui meil suvel on poodide juures jalgrattad, siis talvel on Soome kelgud. Ja see on, ma ütleksin niimoodi, et Järvakandi on Soome kelkude pealinn Eestis. Ma ei ole kuskil mujal Eestis näinud nii palju, kui siin Järvakandis on. Kui ikka on korralik talv, siis käiakse Soome kelkudega nii mis mühin, nagu vanasti. Ja isegi maantee on lumest tühjaks lükatud. Ja võt selline on meie Järvakandi talvel. Ja ma pean ütlema, et on ütlemata ilus. Ikka tunduvalt parem kui siuke, kui on vihm ja löga ja siis ei kõlba elu kuskile. Nii poisi ussida, nüüd ma teie käest küsin mikrofoni sisse, siis jääb heli peale, et kuidas see talvepoiss meeldib teile? Kas talv on tore või? Jaa. Sa ei pea see nii lähedal rääkima, sa võid tavaliselt rääkida, see heli jääb hästi peale. Ootasid sa kaua, et kuna lumi maha tuleb või? Ootsin. Ootsid, jumala vägev on ja mulle ka nii meeldib. Ja kuidas kelgud töötavad? Kelgud töötavad, hästi töötavad? Jah. On ju, okei. Siis on vahva teil. Nüüd on minu sõbra. Väga äge, aga miks sõbrad ei taha rääkida või? Tule sõber, sina räägi ka. Tule rääki! Oota, kus siis teema jamma ära? Jaa, kardavad kõik kardavad. Ma panen selle YouTube ja siis sinu hääl on ka peal. Ma drooniga tegin videot, siis sinu hääl on ka peal, seal on näha, kuidas te kelgutate. Jaa. Okei. Tere, mõni sõna Järvakandi TV jaoks. Kuidas talv teile meeldib? Väga meeldib. Väga meeldib. Lõpuks ometi tuli kohale. Ootasite kaua? Väga kaua ootasime. Kuidas kodus lumeajamisega on? Hästi. Veel ei ole jõudnud tunda, et jumal issand, jälle tuleb hakata ajama. Väga meeldib. Mis aasta lõpp toob? Arvan, et head. Okei, ilusid päeva. Tere. Okei. Tere, kallid inimesed. Järvakandi TV jaoks väike emotsioon, kuidas see lumi mõjub. Väga hästi. Kõik on palju ilusam kohe. On, minule ka nii meeldib. Oi, väike äpardus. Aga kas juba täna hommikul sai tunda seda head tunnet, et issand jumal, jälle tuleb lunda ajada?
Õnneks ei pidanud. Mul poeg on koolivaheajal, et ajasin tema õue, las liigutab ennast natuke. Väga õige lähenemine asjale. Aga ma soovin teile ilusat vana aasta lõppu ja toredat uue algust. Teile sama. YouTube'is saate vaadata Järvakandi TV. Jääte sinna heliga peale. Vot niimoodi. Osad inimesed räägivad. Nüüd ma lähen Krossi poodi korraks ja vaatame, mis me siit saame. Oi, kui palju inimesi siin on. Niimoodi. Nii, mul on üks postipakk vaja võtta. Kohe saab võetud. Tere, härra! Kas mõni sõna Järvakandi TV jaoks ka? Oho, mis ma rääkima pean? Kuidas see esimene lumi teile meeldib? Üldse ei meeldi. Kas juba sai kõvasti lund visatud? Ei, mis kõvasti, vaikselt. Vaikselt. Ikka. Mis sa uuelt aastalt ootad? Mis ikka oodata? Pole suurt midagi oodata. No aga hinges midagi ikka on. Suurt mitte midagi. Lotovõitu Ei. või Järvakandi Eesti pealinnaks näiteks. Ja, mida veel? Ei lähe mitte üks teps. Okei, aga ilusat aastavahetust ja ilusat uut aastat. Teile samuti. Kena päeva. No aitäh. Vot eks niimoodi läheb, et inimeste jaoks on see natukene ebamugav, kui ma läksin ilma kaamerata, et lihtsalt mikrofon on käes, et kui küsida, siis inimestel osadel tuleb kohe plokk peale, aga ma muidugi loodan, et kõik harjuvad ära sellega, sest mul on plaanis ka käia, ma ütlen, et siin meie Kehtna valla külades ja teistes suuremates asulates käia ka, hakata tegema intervjuusid ja lihtsalt kohtasid tutvustama ja tore oleks, kui igast külast või kogukonnast siis saaks ka kellegi inimese punti, et kes oma seda kogukonda tutvustab, räägib, millega tegeletakse. Aga peab ütlema, et tegelikkuses on inimesed toredad ja nad ikkagi räägivad. Oleks ma seal kauem passinud, eks ma oleks saanud järjest küsida, aga ma lihtsalt niimoodi, et käigu pealt, et kui ma ise käisin poes paki järgi, et siis oli, nagu mõtlesin, et kasutan juhust, teen proovi, vaatan, milline on inimeste reaktsioon. Aga inimesed on tegelikult siuksed väga optimistlikud ja osad on väga toredad. Et kes ei tahtnud rääkida, see ütles kohe, et ei taha rääkida ja nii ongi. Ja tuleb lugu pidada sellest, mis inimesed arvavad. Aga suures pildis ma ütlen, et tegelikult seda me teeme siin iseenda kogukonna jaoks. See on Kehtna vald ja teeme selle jaoks. Mina elan Järvakandis ja sellepärast ongi TV nimi Järvakandi TV. Niimoodi, et olge inimesed tulevikus julgemad, kui ma tulen küsin, üritan teiega juttu teha, siis alati saab kaubale kaameras ei näita ja ainult mikrofoni ees. Et ei ole mitte midagi hirmsat, aga ideaalis ma tahaksin niimoodi, et ütleme, et kui tulengi kellegi juurde ja küsin, et millised on mured ja millised on rõõmud ja siis me kõik jagaksime neid. Sellepärast, et ma arvan, et suures plaanis selline asi viiks meie seda kogukonna elu viiks edasi. Ma selle Järvakandi TV-ga alustasin, aga siin ongi aasta lõpus on nadi olnud, et tegin nagu alguse ära, ei ole tõsiselt seda asja ette võtnud, aga nüüd ma siis üritan ja oleneb kes kus näeb, seda siis põhimõtteliselt tegelikult soovitan kõigile ja jagage, leidke YouTube'ist üles selline kanal nagu Järvakandi TV. Ja siis soovitage oma sõpradele, kes kõik elavad siin Kehtna vallas, et selle asja eesmärk ongi see, et see oleks meil nagu valla televisioon. Ja veel kord ütlen kõigile, oodatud on kõikide inimestega, kes tahavad ka osaleda,
ükskõik mis moel, et võtke ühendust, sest siis oleks tore. Täna ma üritan ise teha ka väikese siukese kööginurga videokese, väikese asjanduse, kuidas mina hakkan omast arvust liha tegema. Nii et siis saab just nagu siukene kööginurga ka, nii et see võiks ka nagu ideeks olla. Aga veel kord, tänane lumi andis sellist emotsiooni, et ma tegin jälle uue video, mis siis, et alles eile ma tegin, aga täna on jälle uus aga las ta olla. Mida rohkem, seda uhkem, mida rohkem, seda parem ja kõigil ju nii tore. Ja nii, et saan teile veel kord kõigile soovida kogu Kehtna valla rahvale ilusat vana aasta lõppu ja uue algust. Ja kuna me kuulume Rapla maakonda, siis ka kõigile Rapla maakonna inimestele ilusat vana aasta lõppu ja head uut aastat.